mõnikord inimese suurim julgus ei sünni tugevusest, vaid hetkest, kus ta on murdumas, aga liigub siiski edasi. Kõik arvavad, et tugev inimene ei murdu, aga nad ei näe neid öid, kus hing vaikselt karjub. Naeratus näol, aga sees oli sõda ja ma õppisin vaikides, kuidas iseennast hoida. Kahtlused tulid nagu külm läbi naha, mõni inimene murdis rohkem, kui ta iial aru saabki. Aga ma jäin iseenda kõrvale lõpuks, isegi siis, kui maailm muutus võõraks ümberringi. Ja nüüd ma kuulan rohkem, mida süda räägib vaikselt, mitte seda, mida maailm nõuab minult. Tõeline julgus sünnib siis, kui süda väriseb sees, aga inimene liigub edasi läbi kõige sellest hoolimata. Veel ma olen kukkunud, aga valgus minus jäi, ja isegi pimeduses midagi mu sees ei kadunud ära. Mõni inimene tuleb ainult korraks su ellu, aga jätab jälje, mida aeg ei pühi maha. Ja võib-olla me kõik peidame midagi, sest kõige sügavamad hinged naeratavad kõige vaiksemalt. Ma ei taha enam rolle ega täiuslikke nägusid, ma tahan inimest, kes julgeb olla päris katkine. Kahtlused ei tee nõrgaks, need õpetavad sind kuulama. Kes sa oled siis, kui kõik muu vaikib? Tõeline julgus sünnib siis, kui lootus peaaegu kaob, aga sa hoiad veel kinni, isegi läbi vihma ja kaose. Sest kõige tugevamad hinged pole need, kes ei murdu, vaid need, kes peale murdumist oskavad ikka armastada veel. Vaiksed inimesed kannavad vahel kõige sügavamaid lugusid.